ja ka Pärnu Vapruse peatreener Marko Leelov on siin. No 4 Tartuga mängust 3 kaotust, 1 viik, aga tänane mäng võiks öelda, et laias laastus Tartu justkui oli aktiivsem pool, samas Tristan Koskor just ütles, et eeltöö oli korralikult tehtud, et nende sellised plaanid rikuti ära kuidagi. Ja, et täna tuleb tegelikult poisse kiita ja et nad mängisid väga distsiplineeritult kaitses, olid kannatlikud ja tegelikult me võitsime päris palju selle pealt palle, aga kahjuks ei suutnud nagu hästi või efektiivselt minna siis kontrarünnakusse ja kui sealt palli pidama saama oleks saanud, siis oleks võib-olla palliga mänguga vähe parem olnud olukord, aga ma arvan, et täna me ju mängisime suht südikalt, et kahju, et ta nii lõppes, et kindlasti me ei väärinud kaotust nagu. Kui keeruline praegu meeskonna kuidagi mobiliseerida on olukorras, kus tabeli koht on juba selge? No, ega kõigil on ju selles suhtes meil on ju päris palju noori poisse, kellel on ju jalgpallikarjäär ees, et meil ei ole ju mõtet absoluutselt raisata seda olukorda, et me Premium liigast praegu mängime ja igast mängust ikkagi maksimum võtta, et muidugi ei ole kerge, kui tuleb kiire värav või et jälle see tunne, et me oleme taga, aga õnneks oleme nagu vastu pidanud, ma arvan, et siin ei saa nagu suur väljakutse oli kindlasti Vaprusele see aasta vastu võtta see Premium liiga koht, et ma arvan, et päris paljud ei oodanud, et ta võib selliseks minna, nii aga ma arvan, et noored mängijad, kes tegelikult, kui poleks mänginud see aasta Premium liigas, oleks võib-olla mänginud hoopis teises liigas sellel aastal, nii et suur väljakutse klubile, mängijatele ja ka mulle, aga ma arvan, me oleme ikkagi andnud endast, mis meil sees on, et kahju, et ta nii on läinud, et palju kindlasti jäi kogemuste taha ja nii edasi. No 2 mängu on meil järel, siin Tartule ka võimalik kingitus näiteks teha, üks neist mängudest Paidega, aga 2 mängu ees, nii et ilmselt tuleb samamoodi jätkata. Jah, Tartu sai täna kingituse juba, et rohkem me talle ei kingi, et ma arvan, et Paidet me tahaks ise ka ju võita, aga jah, 2 mängu on jäänud ja siis saab ka minu treeneri olukord Pärnus nagu lõpu, et see otsus on tulnud päris pikalt juba ja järgmine aasta ma Pärnu Vaprusega jätkan, nii et see otsus ei tulnud täna või eile, vaid et kuskil ikkagi pikema protsessi teel ja ma arvan, et ma olen selle 3 Pärnu aasta jooksul nagu nii linnameeskonna 2 aastat kui Vaprusega päris nagu kõvasti vaeva näinud ja hing vajab ka natuke puhkust, aga 2 mängu on ees ja ma arvan, me võitleme vapralt selle välja, need 2 viimast mängu anname endast parima ja nii ta läheb. Marko, oli see sinu enda otsus, oli see ühine otsus? Me jõudsime sellega tegelikult nagu päris ammu kokkuleppele, et seda otsust nagu vastu võtta, et see, kuidas öelda, et see oli ei saa öelda, et raske vastu võtta või ka kerge, et tööd on palju tehtud ja ma arvan, et ma väärin nagu selle pealt puhkust küll praegu. Nii et ma olen päris rahul. Aitäh ja jõudu! Aitäh!